Indrek, kuidas täna olid siin rajaolud, et kas sobivad järgmise nädala Tartu maratoniks? No kui natukene labidat keerutada jälle, siis on väga hea, et selle aasta talve kohta ikka parim, mis olla saab, et tegelikult 98% rajast ikka väga hea ja mõned kohad, mis natukene järgi tahavad aidata, et ma usun, et sellega saame hakkama. Ja lühidalt, et milline see järgmise nädala programm päevade kaupa välja näeb, et räägi kindlasti ka lastesõidust natukene. Laupäevane päev saab olema siis lühikeste distantside päev, et hommikul kõigepealt siis klassikasõit ühel ringil ehk siis umbes 20 kilomeetrit, mis see ring siin täpselt siis nüüd kokku tuleb. Ja siis koos klassikasõiduga on siis ka Vintage Tartu maraton. Ja peale siis seda klassikasõitu proovime siin teha ka siis Tartu maratoni lasteüritused Alutagusel, et tõenäoliselt tuleb 2 sellist suhteliselt lühikest distantsi, et väiksematele lastele umbes selline 250 meetrit ja suurematele siis umbes 450 meetrine ringikene. Et lihtsalt ajaliselt ei ole võimalik pikemaid sõite teha, sest finiš tuleb juba peale hiljem. Ja siis need kellaajad me veel vaatame üle, aga umbes siis kuskil 3-4 tunni pärast saame lasta rajale siis Tartu maratoni vabatehnikasõidu, mis siis ka on 20 kilomeetri distantsil ja sellega koos siis ka Tartu teatemaraton. Ja pühapäevane päev on siis puhtalt ainult klassika päralt, et pika distantsi sõidud ja need meil tuleb teha 2 eraldi startigna, et esimene start kell 10 ja siis esmaspäev, teisipäev ütleme välja siis selle teise starti täpse kellaaja. Tõenäoliselt vähemalt 2 tundi tuleb 2 starti vahel ja et sellised umbes 1000 esimese startiga ja 1000 teise startiga rajal, et selline on niisugune suur kondikava tõenäoliselt. Aitäh, et siis soovitate rahvale harjutada edasi, tulla vahepeal hoopis siia sõitma ja kohtumiseni järgmisel laupäeval. Jah, kindlasti võib siia tulla neid raja tutvustussõite tegema ja kuna ega nii pikka loodusliku lumega ringi kuskil mujal ei ole, et siis kindlasti need viimased treeningud võib siin teha, aga ega nüüd selle viimase nädala treenimisega väga liiale ka ei tasu enam minna, et selles, aga teisalt Tartu maraton sellel aastal saab olema tavapäratust natukene lühem, et ma usun, et seda enam on sobilik sellise kehva talve jaoks, et need distantsid ei ole nii pikad kui tavaliselt, et on jõukohasem ikkagi, kui vähem harjutada oled saanud. Selge, aitäh teile ja ilusat õhtu jätku! Aitäh!